Jah, proua endine president, väike sissejuhatus. Iga eluala on väga tähtis. Kaupmees, hambaarst, muusik, kokk ja nii edasi. Samamoodi ka teie, poliitikud, olete samal ajal, nagu kaupmehed, vaatad, eks ju, samal ajal, nii kui võimule Eesti vabaks sai, kohe meie õed ja vennad tegid esimese asjana endale hea palga, mis ei ole mitte 1 korda, 2 korda, 3 korda, või võib-olla isegi 4 korda kõrgem keskmisest palgast, pluss igasugused office ja autokulud, et ikkagi oma külmetuskapp on alati kõige lähemal. Ja ma ei olegi kade teie peale, pigem on teilt õppida optimistlikult hüüda neid pidevalt selliseid loosungeid, isegi kui kõik põleb ümberringi, see on pühaku omadus. Kui nagu Jeesus, eks ju, kõik teda vihkasid, eks ju, tema ikka armastas edasi. Samamoodi poliitik armastab ennast ikka edasi ja hoolimata, et ei õnnestu, lihtsalt vahetab võib-olla kohta ja teab, kus palk jookseb ja kuidas olelusvõitluses ellu jääda. Puhtad riided, naeratus ja uued lubadused. Aitäh kõigile poliitikutele. Ja nüüd selle pildi juurde, see on eriline pilt, kuidas siis te ütlesite, ma mäletan, et te toote Eesti sellest raskest seisust välja. Jälle ilus loosung, usk, et ma lihtsalt ise olen mõelnud, et kas te ise ka usute seda või see on lihtsalt selline mingi teatud hüpnoos või trants, mida te sisendate rahvale, et siis hakkate ka uskuma. Ja kui ei lähe nii, nagu te lubate, siis sellest ei ole midagi, üks koht vahetub teisega ja klassika kordub. Ja ma tahan veel kord korrata üle selle, millest olen rääkinud nädal aega. Meil tuleb üksteisega rohkem rääkida. Ma asun tööle, et luua oma suhtlusvõrgustik, mis võimaldab mul alati olla seal, kus parasjagu on raske. Aitäh! Ei vaidle vastu, tõesti, kus on olnud raske, olete teie tulnud oma nõu eeskuju ja loosungitega ja teinud olukorra veel raskemaks. Seda näitab statistika ja rahva rahulolematus. Aga niimoodi me areneme ja see annabki jõudu edasi minna. Jah, ma usun küll, et täna võitis kogu Eesti. Jah, tõesti, võitis kogu Eesti ja kogu Eesti rahvas sai aru, mis tähendab presidendi valimine, kui rahvas seda otse ei vali. See on väga kõrge arusaam ja ajalukku kirjutame selle sisse ja jätame meelde. Sellist viga me enam ei tee. Kui mõtted on otsas ja sõnu ei ole ja midagi arukat ei ole enam oodata, siis võib-olla lihtsalt mõni ilus fraas soome keeles, et innustada naabreid. Kui kaikki virolaiset puhun ma myös Soomea. Ma usun, et täna on kõige tähtsam see, et me saaksime üle must-valgest mentaliteedist, et me saaksime omavahel harutada, et me leiaksime ühise tee. Ja tõesti, lihtsad loodusseadused ja looja poolt tehtud seadused, mis on must ja valge, hea ja halb, teie tõite siis selle vikerkaare värvid mitmekesisuse sisse. Nagu Rooma kultuur, laseme liberaalsed asju edasi ja Rooma kultuurist me näeme ka, hiljem läks juba asi alaealiste ja loomade peale, seksuaalsushälvetega. Aitäh teile, et olete seda teed sillutanud, seda mitmevärvilist rõõmsat demokraatia teed. Ja ma kavatsen olla väga nõudlik meie probleemide tõstatamisel ja meenutamisel, samas delikaatne nende käsitlemisel. Teie valitsuse aega on tõesti toonud palju uusi probleeme juurde ja see on geniaalne, kuidas te need olete tekitanud ja kuidas te olete need nõudlikult tekitanud ja kuidas siis delikaatselt laveerinud kõrvale hea palga peale edasi valitsedes samal ajal, jah? Natukene värskendust ka ajudele, mitte ainult kõik poliitika ümber käi siin elu. Kas te olete UFO-si näinud siin Eestis, palju räägitakse on kohti ja missugune on teie siis lähenemine sellele müstilisele teemale? Ma usun, et te olete neid nädala jooksul näinud. Mis emotsioone teile tekitavad sellised poliitilised, ajaloolised suurkujud nagu Hitler, Stalin, Mao Zedong ja nii edasi? Täna ei ole võib-olla see aeg ja see koht, kus me peaksime nendest rääkima. Kõik eelkäijad on mulle kindlasti eeskujuks. Üks lühike ja selge küsimus. Kus on Kurva kodu ja paluks ka lühikest selget vastust? Minu soov on jääda elama oma koju. Tõesti, müts maha, missugune power, sihikindlus, enesekindlus. Isegi kui te ei ole pärast oma valitsuse aega kuhugi oodatud ja te ei ole armastatud enam üheski Eestimaa nurgas,
missugune siiski teie vastus probleemide edasistel tekitamistel ja lahendamistel? Ma lähen võimalikult kiiresti kõikidesse Eestimaa nurkadesse ja ma kavatsen, nii nagu ma juba ütlesin, kõiki neid probleeme hoida kogu aeg nõudlikult päevakorras.